natukene avan tagamaad ka, kuidas see puhkus Mehhikos sündis. Ja üldse, saunarituaali värk. Tuli mulle küsimus, kas sa oskad saunarituaali ka teha ja esimese hooga ma hakkasin mõtlema, et oota, mis asja. Et ma ei ole õppinud ja ma ei ole nii ja naa ja siis ma panin kohe sauna kütte. Et vaadata siis, mis värk sellega on, et ma ei oska. Panin sauna küdema ja istusin maha sinna ja hakkasin higistama ja nii kui ma aru sain, et tõin ennast tagasi enesesse, et hakkasid pildis ees jooksma, kuidas saun on mind terve elu saatnud, kuidas ma läbi sauna olen puhastanud oma keha, oma meelt, saanud vastuseid, mida edasiseks teha, oma vaimu turgutanud, kõike kogenud selles saunas. Ja siis ma sain aru, et ma tahan enda viisi, kuidas mina sauna teen, ma tahan seda jagada teistega. Ja sinna tuli veel, et ma paneks veel šamaani trummi rännaku ka otsa. Et siuke lugu hakkas jooksma minus ja see lõi mulle siukse suure rõõmu, tunde ja joovastuse ja ma kohe nautisin seda kogemist enda sees. See oli nii võimas ja nüüd ma toongi selle siia reaalsusesse meile kogeda. Esimene avapauk, kui nii võib öelda, saab anda siis ametlikult minu vanevanemate saunas siin Kaarnejärve ääres. Sellega on ka huvitav lugu, aga jäägu mõned huvitavad lood sauna ja saunadesse, et ei saa ju kõike põnevat kohe ära rääkida. Ja edaspidi saab ka mind tellida enda juurde sauna, kui on soovi. Ehk võtad minuga ühendust, sul on üritus, kui sa tahad, et keegi viiks läbi väikse saunarituaali, pärast väike trumm ka, mis veel lõdvestab seda kogu ja laseb integreerida, mis me saunas oleme kogenud, siis võta minuga ühendust, tulen kohale, sätime asjad paika ja naudime seda saunamelu ja saunaelu ja see, kuidas see tuleb minu juurde ikka tagasi, see taipamine, et elu on nagu, elus tuleb ka käia nagu saunas paljalt. Muidugi võib riietega ka, eks ise valib, aga et olla siis iseenda jaoks paljas. Ehk ma ei hakka endale valetama ja kui ma hakkan või ma ei aktsepteeri mingeid kohti endast, siis läheb elu künklikuks ja ka saunas samamoodi. Läheb asi raskeks, kui ma hakkan varjama või hoian tagasi midagi. Siis ongi selline mõnus paralleel. Ja saun on selline enesega olemise koht ju täiesti. Sul ei ole mitte midagi, ainult sina ise oled endaga. Paljas täiesti, mõnus, nagu elugi. Nii et tõmbame selle pika lühikese jutu siin kokku ja on siis kirjuta mulle ja palavaid tervitusi siit.
järve pealt sulle. Tšau.